Tere tulemast Microsoft Education Eesti kasutajate kommuuni videoloengusse. Minu nimi on Viko. Räägin teile täna sellest, mis asi on Microsoft Teams ja mida see võimaldab. Microsoft Teams on koostööplatvorm, mis loob Office 365 teenustest ühtse terviku. Kasutaja seisukohalt vaadates on Teams rakendus, mis ühendab omavahel OneDrive'i, SharePointi, Office'i veebirakendusi, videokoosolekuid ja tekstivestluseid. Need 5 teenust on Teamsi koostöövõimaluste hulgast vaid esimesed, kuid paistavad igapäevaselt kõige rohkem silma. Teams aga iseenesest on võimeline liidestuma 100 erinevate pilveteenustega. Kui avada Teamsi rakendus, siis vasakpoolses menüüs tuuakse nähtavale kõik need funktsioonid, mis on mõeldud minu igapäevaste toimingute sooritamiseks. Teamsi kaudu saan ma suhelda oma kolleegide või õppuritega tekstivestluste kaudu. Töörühmade hulgast leian ülesse kõik oma e-kursused, töörühmad, koostööpartnerid või digitaalsed klassiruumid. Töörühmade hulk ja ülesehitus sõltub sellest, milliste meeskondade või inimestega mul on vaja koostööd teha. Teams on ka rakendus, mille kaudu leian ma hõlpsalt ülesse kõik oma failid, mida olen kusagil jaganud või enda kaustadesse salvestanud. Olgu selleks kas individuaalsed või meeskonnatöö tulemusel tekitatud failid. Muidugi ei puudu siit töövahendist ka võimalus luua videokoosolekuid, salvestada veebiseminare või osaleda konsultatsioonidel. Töörühmade vaates võimaldab Teams luua postituste abil teadete tahvleid, mis lihtsustab olulise informatsiooni edastamist. Failide kaudu on võimalik meeskonnas jagada dokumente. Virtuaalsetes klassiruumides leiab töörühmades ka klassimärkmiku, mida võib kasutada õppetöös kui digitaalset tööraamatut. Selle kaudu on võimalik jagada õpilastega rühmatöid või teoreetilist materjali. Samuti hõlbustab see töövahend koduste tööde jagamist ja lihtsustab nende hindamist. Teams ei ole ainult virtuaalsete koosolekute korraldamiseks. Teda võib kasutada konsultatsioonide läbiviimiseks, veebiseminaride pidamiseks, kooliaktuste ja suurte seminaride edastamiseks. Kuid täna keskendun vaid koosolekutele. Teamsi koosoleku loomiseks on vaja avada vaid kalender ja kutsuda kokku uus koosolek. Kõik korraldatavad koosolekud võimaldavad heli, video ja ekraanipildi jagamist, kuid Teamsi poolt läbiviidavatel koosolekutel on ka funktsioone, mis hõlbustavad distantsõppe läbiviimist. Teamsi koosoleku kutset on võimalik jagada lingi edastamisega kas e-postile või mõnda õppeinfosüsteemi. Kui Teams on põhiline virtuaalse koosoleku korraldamise vahend, saab koosoleku kutset jagada ka Teamsi töörühmade postituste all. Kui kõik osalejad on Teamsi aktiivselt kasutamas, on võimalik koosolek kokku kutsuda ka ühe nupuvajutusega. Klõpsates nupul välk koosolek. Käesoleval pildil on illustreeritud kõik Teamsi tänased videokoosoleku sätted. Pane tähele, et pildil on mõningad funktsioonid välja lülitatud. See tähendab seda, et need funktsioonid on veel arendamisel ja valmimisel on nad edaspidi koosolekutel kasutatavad. Tänaste põhivõimaluste juures on igal osalejal võimalik jagada oma videopilti, heli ja ekraanipilti. Küsimuste korral on võimalik koosoleku korraldajale käega märku anda ja täiendavat infot on võimalik igal osalejal tekstina ka koosoleku märkmete juurde lisada. Kõik koosolekud võimaldavad ka salvestamist ja videopildi edastamisel on võimalik määrata ka enda tagatausta. Distantsõppe vaates on Teamsi videokoosolekutel võimalik jagada ka digitaalset tahvlit, mida kõik koosolekul osalejad saavad ühiselt täiendada. Office 365 Education toob Teamsile juurde ühe väga unikaalse võimaluse. Nimelt võimaldab Teams õpetajal hallata õppeteste ja koduseid ülesanded tsentraalselt. See tähendab, et ülesande määraja rollis on sul võimalik ühe vormi abil määrata ülesande või õppetesti kõik olulised parameetrid. Nendeks parameetriteks on ülesande pealkiri, ülesannet kirjeldavad jaotusmaterjalid, ülesande täitjad ja ka tähtaeg. Jaotusmaterjalid võimaldavad ülesande täitjale selgitada ülesande hindamiskriteeriume ja olemust, et neil oleks võimalik soorituse eest saada maksimaalsed punktid. Õppetestide puhul on heaks võimaluseks ka see, et testile on võimalik määrata tähtaeg, mille saabumisel testi enam vastu ei võeta. Kui soovid alustada teenuse kasutamist, logi sisse Teamsi keskkonda aadressil teams.microsoft.com, sisselogimiseks kasutama koolikontot. Kui Teams avaneb,
saad hakata kasutama rakendust, mis toob kõik Office 365 põhilised teenused sinu käeulatusse.